olen siis Rauno Korro ning tulen Kastre vallast ja olen kultuuri- ja kogukonnatöö spetsialist. Ja taustaks on ka pilt Kastre vallast, mitte suvaline. Just nii, et siis Kastre valla nii-öelda taust. Mul on siis au olla siin ning tutvustada Kastre valla nii-öelda ideed ja meie ideeks on siis Kastre valla kaardistamine. Mida see tähendab, tahame siis tuua Kastre valla koduleheküljele läbi Navicap süsteemi, ehk kaartirakenduse kõik hea ja parem. Mis on kõik hea ja parem? Kõik hea ja parem on siis see, et me tahame selle Navicap rakendusse tekitada erinevad kaartikihid. Kas te olete käinud maal elamispäeva kodulehel? Loomulikult olete. Ja te olete näinud seal seda kaartisüsteemi, kuidas samamoodi nii-öelda te panete sisse erinevad siis huvitegevused või siis nii-öelda haridus või siis matkarajad võimaluse lõppu. Nii-öelda. Ja samamoodi me tahame tekitada siis valla kodulehe peale sihukese Kastre valla kaarti, mis on siis piiritletud Kastre vallaga ja me tahame sinna tekitada erinevad kihid. Ja nendeks kihtideks on siis nii-öelda kultuuriga seotud, samamoodi siis kas kultuuriobjektid, kultuurimajad või siis isegi kultuuriüritused. Näiteks kui on mingi kultuuriline sündmus, sest mulle tuleb alatihti tuleb mingisugune väike teave, et mingi valla elanik ei tea, milline tee on kinni parasjagu ja jälle paksu pahandust. Et samamoodi näiteks kui mingi nii-öelda rattamatk, siis on reaalselt näidatud seal ära, mis tee ots on nii-öelda kinni või siis on mingisugune nii-öelda piirang. Samamoodi tekitaks sinna juurde siis asutused, ehk siis koolimajad, spordihooned, raamatukogud ja nii edasi, et kõik oleks nii-öelda kompaktselt ühes kohast kätte saada. Samamoodi tekiksid siis loomulikult turismiga seonduv, ehk siis turismiettevõtted, turismiga seotud nii-öelda toitlustus või majutus, samamoodi näiteks hiiepaigad või siis erinevad allikad ja samamoodi ka loomulikult matkarajad, sellepärast et meil Kastre vallas on üks matkarada, mis on see eelmine aasta alles populaarseks saanud, ehk see on Järvselja nii-öelda õppe- ja katsemetskonna siis rada ja see ei ole RMK matkarada, sest et kui te näiteks lähete kuskile puhkalootusega .ee-le, näete matkaradu on hästi palju, aga meie matkaradu ei ole seal. Ja samamoodi tekitada siis tänu sellele siis selle populariseerimise. Loomulikult tekiks sinna juurde üks nii-öelda kiht, mis oleks mõeldud siis ettevõtjatele. Ettevõtjatele selle näol, et tekiks siis nii-öelda vabade töökohtade siis loetelu. Eks oleks näha, mida nii-öelda Kastre vald pakub, nii-öelda tööjõu poole peal. Ja viimaseks kihiks oleks siis mõeldud kogukondadele. Ehk siis samamoodi, kui tuleb Kastre valla lehele Kastre valla elanik, uus või vana nii-öelda, või siis lihtsalt külastaja turismi näol näiteks, siis näiteks MTÜ oleks kaardistatud. Et oleks näha, mis rajoonis, sest Kastre vald on suur, kogunes ju 3 vanat valda, mis on tohutu nii-öelda mastaabiga siis ala. Ja tekiks siis erinevad nii-öelda MTÜ-d, oleks näha, kes millega mingi MTÜ tegeleb või mingi kogukond ja samamoodi kogukonna liikmete poole pealt tekiks sinna ka siis selline väike õrnalt müügiplatvorm. Ehk siis hästi hea oleks ju näha sügisel nii-öelda, kes pakub naabervallas mulle näiteks tule mulle õunu korjama. Et ma ei jõua ise korjata, aga siin on nii-öelda number, kontakt, tule korjama õunad ära, tee õuna mahla, et kui sa ise elad näiteks korteris. Ja samamoodi ka käsitööd ja siis selline pool. Ja kellel ta mõeldud on? Siis mõeldud on kõigile Kastre valla elanikele ja siis Kastre valla külastajatele. Sinna juurde loomulikult tekiks siis nii-öelda e-giid, ehk siis kas siis kui klikkida sellele nii-öelda ettevõttele või siis näiteks kultuuriobjektile peale, siis tekiks sinna väike pilt, tutvustav tekst ja samamoodi kontaktandmed, et oleks võimalik kontakteerida. Ja samamoodi on sinna võimalik ka tekitada siis audiogiid, et ütleme, kui näiteks matkarada või siis selline hiiekoht on, kui sinna peale klikid, siis saab ka väikselt nii-öelda, siis mitte lihtsalt, et sa pead lugema seda, vaid keegi loeb selle ette selle näiteks. Loomulikult selle nii-öelda Navicap rakendusega on võimalik teha koostööd Puhka Eestiga. Puhka Eestiga siis selles mõttes, et näiteks kui me oleme pannud mingisuguse installatsiooni siis sinna rakendusse, siis samamoodi siis reklaamib meie näiteks sündmuseid ja meie nii-öelda kultuurilisi tegevusi või matku
siis seal nii-öelda Puhke Eestis veebisaitil samamoodi. Mis on meie oodatav mõju? Meie oodatav mõju on siis tekitada uus infoallikas, ehk siis näidata või tuua kokku kõik nii-öelda info, mis Kastre vallaga seondub ja näidata inimestele tegelikult, mis on meie Kastre vallas nii-öelda võimalik saada. Ja just näiteks mina olen Kastre vallas töötanud siin kokku 6 kuud ja näiteks Haaslava poole pealt ma alles nüüd olen näinud, mis ägedaid asju seal on. Sellepärast, et ma olen nii-öelda rohkem kursis olnud nii-öelda Vana Mäksa ja Vana Võnnu poole. Et selline jälle, aga samamoodi see, kes on ikkagi nii-öelda Võnnu vallas ikka veel elab, siis tema ei tea, mis seal Haaslava poole pealt on. Ja kuna Haaslava pool on nii Tartule lähedal ja neil on seal on nii-öelda hästi palju siis neid uuselamureaane, siis nemad ei tea tegelikult üldse, mis nagu seal teisel pool nii-öelda selle Peipsi poole peal toimub. Et tuua siis kõik informatsiooni ühte kokku, et oleks nii-öelda seda informatsiooni ühes kohast võimalik saada, mitte see, et sa kuskil otsigi mootorisse, otsid, sul oli vigimull ees ja ikka ei leia, mida sa tahtsid otsida. Ja siis sa lihtsalt loobud sellest. Aga kui kõik on ühte kokku koondatud, siis on palju lihtsam nii-öelda seda leida. Ja loomulikult tekib ka väike kõrvalmõju. Kõrvalmõju heas mõttes, selles mõttes, et kui me oleme kokku kogunud kõik informatsiooni, näiteks ettevõtmise poole pealt, ja ongi see, et on võimalus jälle, kui inimene tuleb näiteks Kastre valda elama, siis on võimalik tekitada uusi nii-öelda töökohti või ettevõtmisi, sellepärast, et me oleme ära kogunud, näiteks me teame, kui palju on toitlustus, mis rajoonis näiteks on toitlustust rohkem, kus on vähem, ja näiteks on võimalik kellelgi tekitada ettevõtte sinna, et hakkabki näiteks kodukohvikut ja see kodukohvik areneb siis suureks nii-öelda ettevõtteks. Et siis on niisugune ka ettevõtte poole pealt ülevaade. Elluviimistähtaeg oleks meil juba, selles mõttes me juba plaanime, me oleme eelmalt teinud, me oleme informatsiooni kogunud ja oleme ka samamoodi õrnalt tiimi kokku pannud, ehk siis praegu põhitiimis olen mina Rauno Korra siis ja Katrin Saar, kes on meil Kastre valla teabespetsialist. Ja pluss veel siis loomulikult Kastre vallaga seondud ajaloolased või siis nii-öelda kultuuritegelased, näiteks MTÜ näol või kes on suuremad aktivistid. Ja oleks plaanis juba tulla sellega välja tegelikult järgmise aasta kevadel. Et see on küll suur töö, aga jah, praegu me nii-öelda, aga loomulikult see läheb kogu aeg edasi, sellepärast, et sinna on vaja sisestada uusi asju, nii-öelda mingeid vanu asju ära võtta ja nii edasi, et see protsess käib kogu aeg. Aga jah, nii-öelda tahaks juba tulla plaaniga siis välja kevadel. Aga see kõik nõuab raha. See eelarve, millest te rääkisite, me enne kuulsime, siis me Madliga teine kultuurispetsialist meil Kastre vallas, siis me natukene muigasime, et me alati vist läheme liiga suureks. Et meie eelarve praegu on 16 700. Et niisugune natukene palju. Aga miks ta? On sellepärast, et erilahenduse loomine ja rakenduse nii-öelda siis töös hoidmine on üks summa, see tegelikult ei ole palju, see on umbes 2500 eurot. See sisu loomine, nii-öelda meeskonna siis tööjõumaks, see on kõige suurem sellest, et reaalselt eraldi tuleks teha tööd 3 kuud niimoodi, et see lihtsalt ongi põhitööna. Et selline see kaartistamine ära teha ja see maksab ja see on niisugune 8000 ligi. Et sellest, et keegi niisama väga, et loomulikult sinna on kaasatud kogukonnad ja kõik, kes nii-öelda seda kõike nii-öelda me tekitame mingi Facebooki mängud või et näiteks üks kuu me teemegi, et palun andke siis uusi kultuuriobjekte või matkaradu või hiiekohti nii-öelda, ja siis nende vahel loosime välja mingisugused meened. Et sellist võimalust on ka, aga just see, kes nagu täielikult ainult tegeleb selle nii-öelda sisestamise ja andmebaasi kogumisega, siis see võtab umbkaudu 3 kuud. Loomulikult on hästi suur nii-öelda, kui tulevad uued hiiekohad või vanad hiiekohad välja, mida me tahame siis taaselustada, siis see maksab. Sinna tuleks teha ka nii-öelda suunaviidata. Et see on ka üks, et kas suunaviidata siis uute tegemine või siis vanade restaureerimine ja selle paigaldamine, et see on ka keskelt läbi. Mäletad, palju me võtsime 20? 6000 eurot oli, aga äkki oli praegu ainult 20 suunaviite. 30. 30, selles mõttes, et vaadust. Et 30 suunaviite ja siis väike summa nii-öelda siis Puhka Eestile nii-öelda koostöö. See on niisugune keskelt läbi 450 eurot. Loodan, et saite mu mõttest aru. Mina tänan ja kui on küsimust aeg. Kuidas ideed on? Väga suur. Jah, seda küll. On küsimus? Ütleme seal keskkonnas, et ütleme siis nii-öelda naturaalloome
alati oht on ka. No eks väike oht on ikka. Samamoodi on, kui see näiteks festivali näol Laada, kas ta tuleb kohale või tuleb. Et selles mõttes jah, et on, loomulikult on. Aga noh, seal ei pea olema see asi, et mõned on ikkagi väikeettevõtjad, et selles mõttes käsitöö poole pealt. Ja nüüd poigiste poole pealt on see, et näiteks, et käsi pisab käe. Et ongi, et palun tule riisu mulle nii-öelda tahadki rekreatiivselt puhata, riisu mulle lehed ära täna, ma annan sulle meile 10 kotti jõuna maha. Aga isegi seda, kui see asi valmis on, see muutub kogu aeg, eriti just need samad tuunamahalegijad ja kõik. Ja selle teabe nii-öelda siis uuendamine ja tegemine lähebki nii-öelda teabespetsialisti üheks pärusmaaks. Ma tahtsin küsida, mis see meeskond on, kes selle kõige nagu tegeleb, et algul peab see meeskond suur olema, et kes kogubki seda informatsiooni ja kes nii-öelda selle nii-öelda käima lööb, aga pärast lõpuks lihtsalt selle hooldamine otseselt ongi see, et peab lihtsalt nii-öelda tööülesandele läheb juurde. Ta on nõus sellega või? Praegu tundub, et on. Ahah, okei, teil on ta... Õnnelik tundus lauda. Elevil, väga elevil. Et loomulikult on võimalik tekitada uut töökoht, et eks see on kõik läbirääkimiste küsimus. Aga samas me ei tea ka, et kas me saame seda infot nii palju kokku, kui see tegelikult realistlikult nagu vallas toimib, et ikkagi digitaalset informatsiooni osad endast väga ei taha ju välja anda. Et see ongi see suhtluse koht. Ja selle väikeettevõtjate ja Maksuameti juurde tagasi tulles, siis me lihtsalt kirjutame, et Maksuamet ära siia vaata. Tõenäoliselt ei tee seda. Nii et sellega on kõik hästi. Ei, ma lihtsalt, jah, et see on mingi asi, mida peal natuke võib mõelda, et tegelikult nad käivad neid seenemüüjad tee ääres. Tegelikult mina mõistan muidugi loomulikult selle hukka loo ja see on paljuski nagu, aga lihtsalt seda tehakse. See on niisugune asi. Ja loomulikult see on täitsa jah. Aga mõte on väga. Veel küsimusi? Aitäh!